Tervist kõigile ja tere tulemast järgmisesse õppevideosse, mis puudutab 3D programmi Blender. Tahaks natukene rääkida sellest interface'ist, kuidas orienteeruda ja kuidas üldse kõikidest nendest akendest on võimalik aru saada. Sisuliselt, kui me oleme 3D programmis Blender, siis esimene viewport, see on sisuliselt, kus me näeme kogu seda lõpptulemust. Siin all tavaliselt avaneb meil siukene aken nagu timeline. Kohe leiame selle üles. Ja siin toimub animatsioon. Et siin võimalik on animeerida kõiki objekte, mis meil viewportis on. Et siin me modelleerime, siin me näeme lõpptulemust ja seejärel, kui vaja, siis me animeerime. Siin järgmises aknas, kui teil tavaliselt avaneb Blender, siis siin on outliner. Siin me näeme kõiki layerid või objekte, mida me oleme tekitanud viewportis. Ja siin all on tavaliselt properties, ehk siis me saame seadistada, lisada mingisuguseid efekte objektile ja nii edasi. Ja muidugi, kui ma midagi seletan, siis mul siin pop-upib iga liigutuse järel shortcut, mida ma parasjagu kasutan, on siis klaviatuuri peal või siis hiire peal. Järgmisena on siis see, et kuidas me saame neid akneid teha väiksemaks või suuremaks. On see, et kui me läheme hiirega siia kahe akna vahele, siis me võime hoides kinni vasaku hiire klahvi peal, selle teha suuremaks või väiksemaks, täpselt samamoodi ka siin. Ja nii nagu ma enne rääkisin, siis meil on võimalik iga akna moodi muuta millegis muuks. Näiteks siin me võime, kui siin on outliner, siis me võime täpselt samamoodi selle teha properties, et leiame lihtsalt property selle ikooni nimega ja nüüd meil on 2 properties ja muudame sellega nüüd tagasi, outliner. Nii, siis järgmisena on see, kui me tahame näiteks lisada erinevaid aknaid juurde, on see, et kui me läheme selle akna nurka, muutub hiire ikoon ja hakkame tõmbama. Kui me tõmbame selle akna keskele, siis meil lisandub uus aken. Proovi sellega natukene mängida. Ja kui me tagasi tahame selle kustutada, siis me läheme täpselt samamoodi siia nurka ja ei tõmba nüüd siia akna sisse, vaid teise peale, mida me tahame ära süüa. Nii, hops ja kõik korras. Täpselt samamoodi me võime teha ka teiste akentega. Kui teil ei ole mugav näiteks hiirega seda poolitada aken, siis me võime lihtsalt minna siia nurga peale ja vajutame paremat hiire klahvi. Nii. Ja valides vertical split või horizontal split või siis swap areas. Proovime algul vertical ja horizontal. Nii, siis teil on võimalus niimoodi. Siis läheme täpselt siia keskele ja horizontal. Nii. Et sisuliselt me läheme hiirega mitte täpselt nagu nurga peale, vaid natukene nende ristuva selle koha peale. Nii. Ja tegelikult, kui on rohkem kui mitu aken, siis me võime neid ka ühendada. Ja swap areas on see, mida see sisuliselt teeb. Et kui näiteks ma korra panen need kinni, selle ka panen kinni. Et kui ma tahan kiiresti, et see sama viewporti aken ilmuks siia ja see property aken ilmuks siia, siis ongi see sama swap. Nii, ja ongi asi korras. Teine võimalus on võimalik swapida, kui me läheme siia täpselt keskele, seni kuni muutub see hiire ikoon ristiks ja vajutades kontrollit, siis me näitame või suuname, mis akent me tahame ja mis suunas me seda swapime. Nii, proovime uuesti.
järgmisest tahaks rääkida sellest, kuidas me saame liikuda viewboardis ümber objekti. Selleks me peame kasutama hiirt ja just konkreetselt hiirerullikut. Ja kui me hakkame vajutades selle hiirerulliku peale, hakkame liikuma ümber objekti, siis meil on võimalik liikuda ümber selle valitud objekti. Kui teil parasjagu hiirerullikud ei ole, siis sellest võib mööda minna niimoodi, kui me läheme, siin on siukene ka orientiir, et kui me võtame sellest kinni ja hakkame liikuma, siis ta teeb sama asja. Siis zoomida me saame lihtsalt hiirerullikuga tõmmates. Teine võimalus on siis see zoom siin. Kui ma vajutan vasaku hiire klahviga selle luubi peale ja hakkan tõmbama üles alla. Ja shiftiga, shift ja hiirerullik, see aitab meil panoraami üles alla. Ja täpselt samamoodi see käsi ka teeb see. Nii, et proovige natukene harjutada, et liikuda ümber selle objekti, zoomida sisse, siis hoiame shifti, näiteks paneme selle siia, siis liigume jälle, et selles mõttes see võtab natukene aega selleks, et aru saada, kuidas sa üldse liigud siin maailmas. Ja pigem ma soovitan üldse, nagu ma enne mainisingi, et osta normaalselt hiired, siis teil on võimalik kasutada hiirerullikud ja see kiirendab tunduvalt modelleerimisprotsessi või üldse orienteerimisprotsessi, kui sa töötad 3D programmis. Sest siia pidevalt liikuda, see on suht aeganõudav, sest sa pead alati modelleerid, siis liigud siia, modelleerid, liigud siia. See on suht tüütu, aga kui sul on pidevalt kohe modelleerisid siin midagi valmis, kohe liigud selle ümber, et see on tunduvalt kiirem. Ja siis siin sellest kaamerast räägime natukene hiljem ja siin on võimalik lilitada ümber perspektiivi ja ortograafilisse vaatesse. Nii, paar shortcuti. Siis N. See avaneb meil seda viewboardis parema küljemenüü. Siin on võimalik siis liigutada seda objekti. Algul ma rääkisin, kuidas on võimalik ümber objekti liikuda ja nüüd ma näitan, kuidas on võimalik siis ümber liigutada seda objekti ja pöörata seda või näiteks scale'ida. Näiteks siin natukene kompides kõiki neid parameetrid, see kõik on üsnagi intuitiivne. Location, rotation ja scale. Et siin ei saa olla midagi keerulist. Ja teine on siis seesama vasakul külje peal T-täht. Siin on meil olemas tööriistad, mis aitavad sama asju teha, mis siingi. Et kui me võtame näiteks, selekteerime selle ja vajutame selle liikumise peale, siis tekib veel siukene gizmo, mis sisuliselt tähendab seda, et mis suunas ta saab liikuda. Näiteks punane on X, sinine on Z ja siis nad keerame külje peale, siis see on Y. Ja täpselt samamoodi rotation. Nii, ja nüüd vaatame, et kui ma näiteks scale'in sellest kuubikust, mis siin on, siis ta suurendab scale'ib ainult ühte külge. Ja kui ma scale'in sellest ristkülikus võttes kinni, siis ta scale'ib kõik küljed üheaegselt. Et siin peab olema tähelepanelik. Nüüd me teame, kuidas on võimalik muuta interface'i suurust, nii et see oleks meil ka mugav. Me teame, kuidas liikuda ümber objekti ja kuidas me saame seda rotate'ida. Muidugi mainiks ka seda, et siin on olemas shortcutid, et me ei pea alati näiteks kasutama neid settinguid siin või siis minema selle tööriista suunas ja vajutama siia peale. Me võime kasutada näiteks, ma korra kustutan selle ära ja lisan Shift A uue selle kuubi ja siis meil avaneb menüü ja siin on võimalik valida mesh'ist kõik primitiivid. On siis plane, cube, circle ja tegelikult proovige natukene neid sisse tuua
siia viewporti ja kui näiteks oletame valisite torus ja te ei vaja enam seda, siis vajutate lihtsalt selle X-i peale ja delete. Kindlasti peab olema selekteeritud, sest muidu programm ei saa aru, mida te tahate kustutada. Näiteks kui teil on nii, siis te ei pruugi aru saada ja selekteerida piisab sellest, et vajutame selle objekti peale ja X. Nii, ma loon uue selle kuubi. Nii. Ja nüüd lülitan selle menüü ära ja lülitan ka selle menüü ära. Ja me kasutame siukest shortcuti nagu G, see on siis nii-öelda position. Kui me vajutame esimest korda G, see tähendab seda, et siis meil liigub kuubik täitsa kaootiliselt. Me peaksime valima talle suuna ja mis suunas. Siin on esiteks, me näeme siit ja teine on see, et see punane ja roheline on ka orientiiriks meil. Me tahame näiteks liikuda X-i suunas ja vajutame siis X-i. Ja nüüd ta liigub ainult meil selles suunas. Uuesti proovime G-täht ja Y kohe seejärel. Et tegelikult alla, kui me vaatame siia nii-öelda alla nii-öelda nurka, siis tekivad erinevad ka shortcutid. Nii, ja kui ma tahan rotation teha, siis R ja valin näiteks Y. Kõik töötab täpselt samamoodi. Algul on nii-öelda see, mida te tahate teha ja seejärel valite nagu õige nagu selle telje. Ja siis samamoodi S. Algul ta suurendab teil kõik küljed proportsionaalselt ja kui te võtate näiteks S ja Y, siis läheb niimoodi. Või S ja Z. Nii. Ja selleks tunniks on nüüd kõik, proovige natukene harjutada, et see kinnistuks teile nii-öelda mällu ja asume siis järgmisesse nii-öelda peatükki.